Ilmselt ei ole vaja tarbijale pikalt seletada, et hinnad poes on tõusnud, seda näevad ja tunnevad kõik. Samuti on saanud oluliseks kõneteemaks elektri hind, mis ilmselt samas jõus räsib ka veebruaris rahakotti. Kõik see kajastub ka tarbijahinnaindeksis. Jaanuari võrdluses aasta lõikes kasvasid hinnad 3,7%. Detsembriga võrreldes oli tõus väiksem. Nüüd pärast teatud sisemisi reforme on need oluliselt täpsemad. Uut metoodikat ja vana metoodikat omavahel kõrvutades me näeme tegelikult siin aasta muutuse mõttes väga väikest erinevust. Et tegelikult meil vana metoodika elektri puhul andis ka juba viimased 3 aastat väga häid tulemusi. Ja ütleme ainult sükeste suurte anomaaliate puhul või sükeste suurte hinnatõusede puhul, nagu neid praegu jaanuaris oli, kus elektri börsihind kasvas siin umbes 2 korda. Et siis sellistel puhkudel meie indeks on nüüd palju stabiilsem ja sellepärast, et me teame fikseeritud pakettide hindu ja neid tarbimiskoguseid ka. Samamoodi on täpsem toidukorvi hinnang, mis tehakse nüüd ka kassa andmete põhjal. See, mille kõige suurem osakaal, see mõjutab kõige rohkem. Ja toidukaubad meil siin paraku on oma hindu kasvatanud. Ja sellepärast tal nii suur kaal ongi, et inimesed ikkagi peavad sööma ja jooma ja nad kulutavad toidu ja joogi peale. Ja sealt siis see tarbijahinnaindeksi korvi osakaal tuleb ka. Bigpanga peaökonomist Raul Jaamets peab väga oluliseks edasiminekuks seda, et Statistikaamet on oluliselt suurendanud valimit ja läinud hindade puhul täpsemaks. Toidukorvi koostamisel lähtub amet nüüd 4 olulise kaubandusketi hindades, seda 13. positsioonis. See võiks anda palju täpsema ja palju selgema pildi sellest, mida inimesed ostavad, kui palju nad ostavad, kui palju kasutatakse sooduskampaaniaid, kui palju kasutatakse lojaalsuskaarti, nii et ma arvan, et me saame kindlasti, kui see kogu süsteem tööle hakkab, väga hea pildi sellest, kuidas inimesed tegelikult oma raha kulutavad. Mida aga prognoosida tulevikuks, kas see hinnatõus jätkub? Ma tahaks loota, et aasta teisel poolel see aastane inflatsiooni number läheb ikkagi natuke allapoole, sest et kuskil juulikuust alates taandub välja siis eelmise aasta käibemaksu tõus ja selle tõttu võiks eeldada, et ta päris sinna 4% alla ei jää, nagu ta praegu oli. Meie prognoos on ka kuskil natuke üle 3%, et ega ta väga palju allapoole ei tule, sest teiselt poolt ka palgatõus on ilmne, mis sel aastal tuleb, mis lükkab ka seda hinnatõusu taga, pluss maksuküüru kaotamine ja sellised asjad. Jaanuaris tõusid toidukaupade hindadest kõige enam köögiviljad 11%, siis alkohol tulenevalt aktsiisist 5,3%, liha ja lihatooted 2%.